Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime täna edasi muretsemisest, sest et see on üks tõsine teema tegelikult ja Kristuse ihus, see on tootnud tegelikult liiga palju negatiivseid asju kristlaste elus, sest et muretsemine on ikkagi, mis ta tegelikult on? Ta on see, et me ei usalda Jumalat. Ja usk on see, mis usaldab Jumalat. Nii et kui me usume, siis me usaldame Jumalat. Kui me muretseme, siis me ei usalda teda. Ja see toodab tegelikult meie elus mitte just selliseid asju, mida me tahaksime. Et me tahame ikkagi häid asju. Me tahame kõik, me tahame olla terved, me tahame olla jõukad, me tahame see, et meil oleks rahu südames. Ja me saame selle tegelikult siis, kui me usaldame Jumalat, kui me usaldame tema sõna, kui me usaldame seda, mis ta meile on öelnud. Ja see on see, et me ei muretse. Me heidame need asjad Jumala peale ja me võtame tema mõtted ja me võtame tema sõna ja nii me saame tegelikult selle elu stiili ja selle elu kvaliteedi, mida tegelikult Jumal tahab, et meil oleks. Amen. Ja ma kohe siia alguses loen Filiplastele 4. peatükist ja 6. salmist. Ja ta ütleb niimoodi, et ärge muretsege ühtigi, kaasaegses keeles tähendaks siis mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Nüüd, kui ta ütleb siin kohe alguses, ärge muretsege ühtigi, ehk siis mitte millegi pärast, siis Jumal mõtleb seda väga tõsiselt. Ta mõtleb seda väga konkreetselt, et me ei peaks muretsema mitte millegi pärast. Siis me võime enda jaoks sinna nimetada erinevad alasid, mis meil võib üles tulla. Meie rahaasjade pärast, meie tervise pärast, meie laste pärast, meie tuleviku pärast, mis iganes Eesti turvalisuse pärast ja mida iganes asjade pärast, mis inimestel võib üles kerkida. Ta ütleb, et me ei peaks mitte ühegi nende asja pärast muretsema. Nüüd, aga ta ütleb nüüd, mida me selle asemel peaksime tegema. See tähendab seda, et kui see mure mõte, kui selline tuleb või see idee tuleb, siis mis me selle peale hakkame? Ta ütleb, vaid laske kõiges oma palumised. See tähendab seda, et selle asemel, et selle asja pärast muretseda, palume selle asja pärast. Nüüd mitte lihtsalt ei palumise pärast, vaid seda, et me usume, et Jumal annab ka sellele asjale lahenduse. Amen. See on üks asi. Ja vaata, vahel inimesed isegi paluvad palvetamise pärast. Tähendab selles mõttes, et sest on kogudustes on erinevad väljendid, olgu sellega, kuidas on alguspalve. Nüüd minul on hea ütlemine, koosolek ei vaja palvet. Ja siis on lõpupalve. Lõpp ei vaja ka palvet. Vaid mille pärast me palume? Selleks, et me tahame tulemusi saada. Ta võib olla alguses ja see võib olla lõpus ka palve, aga iva on selles just, et nagu, miks me palume? Selleks, et me tahame tulemusi saada. Me tahame näha, et asjad muutuksid. Kui me palume ka isegi koosolek konteksti, et inimesed õpiksid Jumalat tundma, Jumala tahe võiks sündida selle konkreetsel koosolekul, olulised asjad võiks esile tulla. Need on need asjad, mille pärast me palume. Või vahest mõni inimesed paluvad, ütleme, enne söömist. Ja see on täitsa piibelik asi, piibel räägib sellest ka. Aga miks me palume? Piibel just toob välja seda, et see toit on õnnistatud ja et see on ka meile nii-öelda kosutuseks ja kõik on nii-öelda tervislik selles asjas ka. Et meil on ka konkreetne sihik selle asja juures, mitte lihtsalt sellepärast, et see on ilus traditsioon, et nagu ma ei tea, enne toidu söömist peab palvetama. Miks me palvetame? Sellepärast, et meil on konkreetne eesmärk ja alati palvel peab olema eesmärk. Ja siin ka selles kontekstis me toome need konkreetsed asjad, mis tekitavad meile muret, me toome need Jumala ette. Ja me palume ja me usume, et need asjad saavad tulla, Jumal annab ka lahendused. Sest ta ütlebki ühest tänuga. Tänu räägib sellest, et me usume, et me nüüd saame lahendused ka. Me oleme tänulikud selle eest, et meil on lahendused. Meil on juba, Jumal on tegelemas nendes alades ja need asjad saavad Jumalale teatavaks. Ja siis ta ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, millest ta räägib kogu meie arusaaminest, et Jumala rahu on ümbritsemas meie arusaamise. Ütleb, hoiab meie südame ja ka mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd me näeme, et see ongi see viis tegelikult, kuidas me püsime muredest vaba. Mis see on siis? Et me kõikis asjades, me palume nende asjade eest, usaldame, et Jumal hoolitseb meie eest, siis me anname tänu Jumalale ja nüüd me võime kindlad olla, et Jumala rahu tuleb meie.
See ongi seesama järjekord, kuidas Jumal selle paika pannud on. Ja nüüd ta toob lõpuks 8. salmis ka viimaks vennalt kõik, mis on tõsine. Nüüd tähendab seda, et meil tuleb ka kontrollida oma mõtteid. Annab meile nimekirja asju, millele me peaksime mõtlema. Me teeme konkreetse valiku, mis me nii-öelda mõtleme ja mis me laseme oma peas nii-öelda püsivalt olla. Need on need asjad ja see on meie valiku küsimus konkreetselt. Nüüd teine kirjakoht, mis meil piiblis on ka muretsemise kohta just väga hästi välja toodud, on 1. Peetruse 5:6. Ta ütleb siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Mulle meeldib, mismoodi laiendatud tõlge ütleb sellesama, ta ütleb heitke kogu oma mure, kõik oma ärevus, kõik oma rahutused, kõik oma mured ükskord ja alatiseks tema peale, sest tema hoolitseb teie eest hellalt ja peab teie üle valvsalt hoolt. Nüüd see on midagi sellist, mis on meie ülesanne. Meie peame heitma need asjad ära. Amen. Ja mulle meeldib see väljend heitma. Ta ei ütle lihtsalt, et pange või see on üks konkreetne kohe viskamine, selline pingutust nõudav asi nii-öelda mingis mõttes, aga see on üks asi, mis heidab selle eemale meist. Et see ei ole enam meie peal, see ei ole enam midagi sellist, mis meie peaksime kandma. Ja just need samad sõnad, mismoodi ta siin laiendatud tõlkes tõlgib ka, ta kirjeldab muret, mis võib olla erinevalt viisid väljendud. Ärevus, see võib olla rahutus. Ja samuti ka mured, et me heidame kõik need ja ka ükskord ja alatiseks. See on see, et me ei korja uuesti neid ülesse, me ei võta neid eneselt peale taas tagasi, vaid me usaldame, et Jumal hoolitseb meie eest selle asjast. Ja see on iga ühe meie nii-öelda vastutus kristlasena, seda konkreetselt teha. Ja, see on vastutus. Ja see on enesekontrolli küsimus. Ma loen Matteuse evangeeliumist, väga tuntud kirjakoha jälle 6. peatükk ja salmist 24. Ütleb, Jeesus on rääkimas siin ja ütleb, ükski ei või teenida, mitte ükski, mitte keegi, ei või teenida 2 isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Nüüd mammon on tegelikult põhimõtteliselt rahaarmastus või raha kummardamine nii-öelda. Ja ta ütleb, sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures. Nüüd, miks see sõna on siin sellepärast? Ta ütleb, ütleb, ärge olge mures. Mille pärast? Sellepärast, et me ei saa teenida 2 isandat korraga. Mida Jeesus siin meile ütleb sellega? Ta ütleb seda, et kui me ei muretse, me heidame kõik asjad Jumala peale, nagu just on ju sa lugesid nendes kirjakohtades, siis tegelikult me teenime Jumalat. Amen. Kui me võtame mure omaks ja me muretseme ja mõned inimesed muretsevad iga päev ja kogu aeg, tegelikult Jeesus ütleb siin selles kirjakohas, see inimene teenib mammonat. See inimene ei teeni Jumalat, ta teenib nüüd kedagi teist. Ja sellepärast on see nii tõsine teema, sest Jeesus ütleb, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa, mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika, ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad. Ja paljud kristlased elavad niimoodi oma elu, et nad ei oleks nagu mitte midagi Jumalale väärt. Et kõik need linnud ja kõik on Jumalale palju olulisemad kui nemad, aga see ei ole tõde. Ja ütleb, et aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Nüüd jälle, kui me ei suuda ta ütleb, et kui sa ei suuda muretsemisega isegi mitte poolt ega veerandit millimeetrit enda pikkusele lisada, siis milleks muretseda? Sest et see nagunii ei tooda sulle mitte midagi. See muretsemine ei tooda mitte midagi. Tegelikult ta toodab negatiivset meie elus. Ja ta ütleb, ja miks te muretsete riietuse pärast? Miks? Jeesus küsib siin, miks? Me peaks enda käest küsima, miks ma muretsen selle asja pärast? Miks ma lasen nendel muremõtetel keerelda oma peas? Sest et see ei muuda mitte midagi. See, et ma muretsen, kust ma saan nüüd selle varustuse näiteks mingi asja ostmiseks, mis mul oleks vaja,
see ei osta mulle seda asja, see, et ma muretsen selle pärast. Pigem, kui ma heidan selle mure Jumala peale ja ma usaldan Jumalat ja ma usun seda, mida Jumal on mulle öelnud, et tema täidab kõik minu vajadused. Amen. Nüüd Jumal saab tulla mulle appi, Jumal saab tuua selle varustuse, mis ma vajan. Et see muretsemine tegelikult ei aita meid, see ei muuda mitte midagi, see teeb tegelikult meile halba. Ja siis ta ütlebki, miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Vau! Ja kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib ühte rohtu, ühte lilli, ühte lille, ta ehib nii palju, mis täna on ja homme ei ole. Ja. Siis ta ütleb, kas siis mitte palju enam teid, te nõdrausulised. Ja. Nüüd ta toob välja, mis on tegelikult selle põhjus, miks inimene muretseb. Sest et tal ei ole usku Jumalasse. Ja. Üks nõdrausuline tähendab nõrga usuga. Et tema usk on pigem sellesse, et mul ei ole ja ma ei saa ja ma ei tea, kust tuleb, kui et sellesse, mis Jumal ütleb, et mina täidan kõik sinu vajadused või et mina olen sinu varustaja, mina olen sinu allikas. Ja Jeesus ütleb edasi, ütleb, ärge siis olge mures. Ärge siis olge mures. See on Jumala tahe meie kõikide jaoks, et me ei oleks mures. Küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume. Nüüd jälle, me peame jälle kogu aeg, see on jälle see enesekontroll. Kogu aeg paneme tähele, mis on meie mõttemaailmas ja mis sõnad tulevad meie suust. Kui me kogu aeg mõtleme selle peale, kust tuleb ja kust saab, ja nüüd me hakkame rääkima seda. Ma ei tea, kust tuleb ja ma ei tea, kuidas me saame selle asjaga hakkama. Ma ei tea. Nüüd see on muretsemine. Ja. Jeesus ütleb, ära tee seda. Küsides, miks? Sest et see ei muuda mitte midagi. Ära lihtsalt küsi, et kuidas nüüd see tuleks või mida nagu siin on, mida me sööme, mida me joome, millega me riietume. Ei, ütle, isa, ma tänan sind, sina oled minu varusta. Isa, ma tänan sind, sina ütled omas sõnas, et sina täidad kõik minu vajadused. Ja me heidame selle asja Jumala peale ja me usaldame nüüd Jumalat, et tema toob selle lahenduse. Nii et me ei tohiks seda ei mõelda, me ei tohiks seda ei rääkida, sest see on muretsemine. Ja ütleb, et sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Amen. Jumal teab, et me seda kõike vajame ja tema ütleb, et tema täidab kõik meie vajadused. Amen. Ja ütleb, et ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja siis seda kõike antakse teile pealegi. Jälle, see esiti, mismoodi ma otsin Jumala riiki? See on jälle see, mida Jumal on tegema, kuidas Jumal on asju tegemas. See tähendab jälle seda, et ma peaks panema Jumala sõna esikohale oma elus. Amen. Mitte see, et ma mõtlen neid muremõtteid kogu aeg. Ei, ma võtan Jumala sõna ja ma mõtlen selle peale. Ja ma räägin seda. Ja nüüd on see, kus Jumalal on uks avatud, et meid aidata, meid varustada, meid tervendada, anda meile julgust, tarkust, kõike, mis iganes meil on vaja. Ja ütleb, et ärge siis olge mures, jälle ta korrutab, ärge siis olge mures. Ja kui Jumal seda meile pidevalt ütleb, siis me peaksime selle järgi tegema. Amen. Sest kui me oleme nüüd ikkagi mures, ta ütleb isegi homse pärast, ma ei tea, mis homme tuleb, apikene, ma ei tea, kuidas homme see või teine, mis juhtub, mis toimub, mis kust tuleb. Ei, see on muretsemine ja Jumal ütleb, ärge olge mures. Sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast. Ja jälle me oleme öelnud isegi seda, et muretsemine on tegelikult patt. Amen. Absoluutselt. Jumal ütleb omas sõnas meile väga selgelt, ära tapa, Amen. Ära varasta, ära valeta, ära riku abielu. Seal on erinevaid asju, mida Jumal on meile väga selgelt öelnud, et me ei tohiks teha. Mis tähendab seda, kui me neid asju teeme, mis me teeme? Me teeme pattu. Me lähme Jumala sõna vastu. Nüüd, kui Jumal ütleb meile oma sõnas väga selgelt siin, ärge olge mures või ära muretse. Nüüd, mis see tähendab? Kui ma ikkagi muretsen, siis ma teen pattu. Ja jälle, patt on see, mis lahutab meid Jumalast. Nüüd Jumal on takistatud, et tegelikult meid aidata ja tuua lahendusi.
ja nagu ta ütleb siin ka, et ta ütleb, et pane tähele linde, vaata neid lilli, eks ole. Ta tahab, et me paneksime oma tähelepanu mingi asja peale, et jõuda ühe arusaamiseni. Jumal ütles Abrahamile, vaata taevatähti, vaata seda liiva mere ääres, eks ole. Miks? Ta tahtis, et usk võiks tulla tema südamesse. See tähendab seda, et see on isegi üks loomulik asi, mida Jumal meile siin ütleb teha. Aga see toodab meis usku, kui me paneme oma tähelepanu nende asja, kui me hakkame tõesti vaatama neid lilli ja neid linde ja seda Jumala loodut ja kuidas see kõik toimib ja tegutseb ja kuidas Jumal on neid ehtinud ja kuidas Jumal neid toidab, siis see peaks meis tõstma üles selle usu. Appikene, kui Jumal kannab hoolt nende lindude eest, miks ta ei peaks minu eest hoolt kandma? Sest et mina olen palju tähtsam Jumalale kui need linnud. Ja see peaks tegelikult tootma meis usku ja see teeb seda. Sest et kui me paneme tähele Jumala sõna toodab meis usku. Amen. Ja siis jälle, kui Jumal seda ütleb, et tee seda, siis me peaks seda tegema. Amen. Kõnni mööda tänavat, kõnni kuskilt aiast mööda, vaata neid lilli, vaata neid taimi ja mõtle nüüd selle peale, kuidas Jumal on neid ehtinud, kuidas Jumal on teinud nad ilusaks. Ja nüüd lase see usk endast tõusta, et hei, Jumal järelikult täidab minu vajadused. Jumal järelikult on huvitatud isegi sellest, et mul oleksid ilusad riided seljas. Amen. Ja ta on huvitatud, ta absoluutselt on huvitatud. Ja jälle, nagu me oleme öelnud ka seda, et nii nagu muretsemine on tegelikult siis Jumala mitte usaldamine, aga usk on see, mis usaldab Jumalat. Siis ongi see, et kui me muretseme, siis tegelikult Jumala jaoks on see sama väärne, kui et me nagu lööks talle näkku. Miks? Sest et me näitame sellega temale, et me ei usalda teda. Kui me muretseme, siis järelikult me peame analüüsima neid asju, me peame jõudma sellele arusaamisele, kui tegelikult isegi kuri asi Jumala silmis on see, kui me muretseme. Sest et see on tema mitte usaldamine. Pigem siis haarame usust kinni, usaldame Jumalat ja toetume tema peale, et tema tõesti seisab oma sõna taga, et ta teeb täpselt seda, mida ta meile on lubanud. Amen. Usaldame teda. Nüüd ma vaatan, mida ka tegelikult muretsemine toodab just Jumala sõna lähtekohast. Ja meil on evangeeliumites nii Mattuse kui Markus ja Luukas ka tähendamissõna külvajast. Ja ta räägib sellest, kuidas Jumala sõna on otse kui seeme, mida külvatakse inimeste südametesse. Ja ta räägib sellest, kuidas see siis kannab vilja ja kuidas see ei kanna vilja kahjuks. Ja siin ma loen Mattuse evangeeliumi 13. peatükist ja 22. salmist, kus ta räägib siis sellest, mis külvati ohakate sekka. Ja siin Jeesus nagu selgitab lahti seda just, seda tähendamissõna. Ta ütleb, mis ohakate sekka külvati, tähendab seda, kes küll sõna kuuleb, maailma mure ja rikkuse pettus, aga lämmatab sõna ära ja see jääb viljatuks. Nüüd me näeme seda, et isegi Jumala sõna võib jääda viljatuks. Selle tähendamissõna külvajast, see mingis mõttes räägib nagu kristlaste elust. Ja võiks isegi võrrelda seda, et nagu inimene tuleb kogudusse kohale ja ta kuuleb Jumala sõna. Tähendab seda, et need samad inimesed, kes on ka koguduses kohal, nad on ka justkui nagu sellest tähendamissõnast külvajast. Nendesse kõigi nende südametesse külvatakse sõna. Aga nüüd see, mis toimub pärast seda, kui nad on selle sõna kuulnud, on väga oluline. Ja see, missuguseks maaks keegi osutub, ei ole lihtsalt kellegile määratud, vaid see on otsustamise küsimus. Ja siin ta nimetab siis, et ohakad, ta võrdleb seda ohakatega ja ta ütleb ohakate sekka. Me näeme ja ta võrdleb seda muretsemist tegelikult ka nagu ühe ohakaga. Ja ohakas on üks üsna ebameeldiv taim tegelikult, mis kasvab suhteliselt suureks. Ja ta varjab ja nii-öelda tõmbab ka sellest maapinnasest väga palju toitaineid välja. Ja kui see on kuskil sinu nii-öelda vajalike taimede kõrval või sees, siis ilmselgelt see mõjutab otseselt, mis nendest taimedest saab ja kas need üldse kasvavad vilja, kannatavad mingit vilja. Ja siin ta toob ühe asjana just selle ühe ohakana välja, just selle maailma mure. See on seesama, et see muretsemine nende asjade pärast, mis siin selles maailmas on. Et kuidas ma saan siis süüa ja kuidas ma saan siis juua ja kuidas ma saan riided selga panna ja kust kohast tuleb see raha ja kas ma olen hoolitsetud ja kas mul on turvaline ja kas mul tervis on ikka korras ja kõik need erinevad asjad on need inimestel, mis on mured. Ja ta ütleb, et
sama mure lämmatab sõna ära. See on väga huvitav väljend just. See näeb seda, et see, kui inimene ka nii-öelda, ta on kuulnud koguduses sõna, ta on mõelnud selle üle ja nüüd ta laseb selle muretsemisel oma elus olla, siis see, kõik see, mis on temasse ellu pandud, see võib lämmatavalt saada. Ja lõpuks see ei kanna vilja. Et mõni võib küsida, no, miks see ime ei sündinud? Ma küll ju käisin koosolekul, ma küll ju kuulasin Jumala sõna. Mis sa tegid pärast koosolekut? Mõtisklesid ja muretsesid ja hädaldasid ja virisesid. See ongi see põhjus, mis nii-öelda lämmatas selle sõna. Ja. Nüüd Paulus räägib ühest situatsioonist, mis on tema elus ja see on 2. Korintlastele 11:26. Ja siin ta räägib oma elust, mis ei olnud alati väga lihtne. Ja ta kirjeldab niimoodi, ta ütleb, sagedasti olen ma teekondadel olnud hädaohus, olnud jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas, sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alasti olekus, peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest, kes on nõder ja mina ei peaks jääma nõdraks, kes pahandab ja minu hing ei peaks süttima. Nüüd siin üks fraas on, mis võib-olla kõnele kõlab nagu natuke omapäraselt. Ta ütleb siin mure kõigi koguduste eest või kas ta siis muretses kõigi koguduste eest. Nüüd, kui me uurime selle tausta ja ka erinevaid tõlkeid, siis me avastame seda, et üks tõlge, mis on King James tõlge, viitab, et see mure tuleb minu peale. See näeb seda, et nüüd need mõtted, me keegi ei ole immuunsed, need tulevad. Keegi on kunagi ütelnud, et sa ei saa segada, et nad linnud lendaksid üle sinu pea, aga sina saad väga otsustada, kas nad teevad pesa sulle pähe või mitte. Ja samamoodi on ka mõtetega. Need võivad tulla, aga kas nad jäävad? See on meie otsustada. Ja see on seesama mure kõigi koguduste eest, see tahab tulla tema peale. Või laindud tõlge ka isegi tõlgib selle niimoodi, et iga päev paratamatu surve, hool ja mure kõigi koguduste eest. See surve tahab tulla nende asjade pärast. Need mõtted selle asjaga seotud ja selle, mis sellest saab ja kuidas see saab ja kuidas sellel läheb. Ja ta oli huvitav nendest kogudustest, aga ta ei lasknud sellele murele enda peale jääda. Et see on ka üks asi, mis me peame kristlasena õppima. Kui need mõtted tulevad, meie saame otsustada, kas need jäävad. Kas me laseme sellele ennast nii-öelda survestada ja maha vajutada, vaid me otsustame, et Jumal on meie abiline, Jumal on see, kes aitab meid, Jumal annab meile tarkuse, lahenduse ja me palume nende asjade pärast ja need asjad saavad lahendud ja muudetud. Ja mulle meeldis see tähendamissõna külvajast seal, et need on maailma mured. Need ei ole meie mured, need on maailma mured. Jätame nad sinna maailma, ärme võta nendest osa. Ma loen Matteuse evangeeliumist ja 24. peatükist. Ja 6. salm ütleb nii. Jeesus jälle on rääkimas oma jüngritele, ütleb, aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Katsuge, et ei ehmuks. Ja ütleb ka inglis keeles, et vaadake, et te ei kardaks ega oleks mures. Amen. Ja ütleb, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Nüüd mõni inimene mõtleb kohe, et apikene, kus sõda peaks puhkema, on ju. Kuidas ma siis saan mitte karta või mitte muretseda? Kui Jumal seda ütleb meile, siis me saame. Mis see on? Jälle me peame usaldama Jumalat isegi sellises situatsioonis. Ja see ongi huvitav, et kui me tegelikult nii-öelda treenime ennast ja harjutame endale sisse selle, et me kontrollime kogu aeg, mis meie mõttemaailmas toimub. Ja me kogu aeg nii-öelda viskame välja need muremõtted ja paneme asemele Jumala sõna. Siis me jõuame tegelikult sellesse kohta oma elus, kus isegi kui sõda peaks puhkema, siis me oleme sellesse kohta ennast ehitanud, et me oleme valmis isegi nüüd usaldama Jumalat ja teadma, et mis iganes toimub ümber, Jumal on see, kes mind hoiab, Jumal on see, kes mind kaitseb, Jumala vaim on minuga, kes mind juhatab ja Jumala inglid on minu ümber ja me võime jõuda sellesse kohta, et mis iganes meie ümber ei toimu. Vahet ei ole. Jumal on ikkagi hea, Jumal on ikkagi vägev ja mina toetun Jumala peale ja mina usaldan Jumalat. Ja isegi sõja olukorras me võime elada täies rahus. Ma tean isegi üks lugu oligi üks naine ka, kes oli sõja olukord. Oligi sõda käis, pommid lendasid
ja teised, kes nii-öelda inimesed jooksid varjendisse, eks ole, kui pommid hakkasid lendama ja see oli üks usklik naine ja temal oli südames täielik rahu, et jääda oma koju, jääda oma voodisse ja magada rahulikult. Ja tegelikult seal oligi, see oli tõesti hämmastav, kus tegelikult see, kus oli isegi see varjend, kõik see ümbrus ja kõik see pealne, see täiesti pommitati kõik sodiks nii-öelda. Ja see naine, tema majaga ei olnud mitte midagi, tema maja oli püsti korras, hoitud, kaitstud. Ja võt see on see, kus me võime elada täies rahus, isegi sellises situatsioonis ja olla hoitud. Olla hoitud, kus teised võib-olla paanitsevad ja jooksevad ja teevad ühte, teist ja kolmandat, siis meie, kui me vaatame oma südamesse ja järgime seda, kuidas Jumal meid juhib, me võime olla väga kaitstud ja hoitud kohas ja mitte midagi meiega ei juhtu, sest et me toetume Jumala peale. Amen. Ja kui me loeme Johannese evangeeliumist 14. peatükis 1. salmis, Jeesus jälle on rääkimas ja ütleb, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ja ma loen selle ka laiendatud tõlkes, ütleb, ärge laske oma südamel olla mures, ahastuses ja ärevil. Uskuge Jumalasse, pidage temast kinni, usaldage ja toetuge temale. Uskuge, pidage kinni, usaldage ja toetuge ka minule. Nüüd siin kogu aeg käib läbi 2 sõna, uskuge ja usaldage. Amen. See ongi see, et tegelikult see, et kui me ei muretse, siis me usaldame Jumalat. Amen. Ja nüüd me tegelikult usume sellesse, mida tema on omas sõnas meile öelnud. Ja see on see, millega me peame vaeva nägema, nii-öelda vaeva nägema oma elus, et me astume sellesse hingamise kohta või sellesse rahu kohta, kus me absoluutselt toetume Jumala peale, absoluutselt usaldame teda igas olukorras, igas asjas ja me usume tema sõna. Me võtame tema sõna ja paneme selle oma mõtetesse ja oma suhu. Ma loen Jesaja kirjast ka 26. peatükk ja 3. salm ütleb nii, kindlameelsele sa hoiad rahu, kelle mõtted on sinu peal, ütleb ka inglise keeles, rahu, sest ta loodab sinu peale. Jälle, mis siin jälle käib läbi, on 2 asja koos, on see rahu ja see rahu on toodetud sellest, et ma loodan Jumala peale. Amen. Ilma selleta me ei saa. Kui me tahame elada rahus, siis me peame tegema tööd iseendaga ja hoidma oma mõtted absoluutse enesekontrolli all. Kogu aeg panema tähele, mille peale me mõtleme, kus on meie mõtted, kus on minu tähelepanu nii-öelda. Kui mu tähelepanu on asjadel, mis ei tooda minus rahu, ma peaksin need asjad välja viskama oma mõttemaailmast. Ma peaks võtma omaks nüüd selle Jumala sõna, mis toodab minus elu, mis toodab minus rahu, mis ehitab ja kasvatab minus seda kindlust ja seda usku Jumalasse. Ja nüüd mu elu kvaliteet tõuseb. Miks? Sest kui ma elan rahus, siis kõik mu elus on rahus. Mu mõtted on rahus, mu ihu on rahus, nii nagu minu vaim, eks ole, Jumala rahu elab minu vaimus. Et see on meile ainult heaks, see on ainult meile positiivseks ja kõikides meie elualades. Kui me võtame Jumala sõna, kui me mõtleme sellele, kui me paneme selle oma suhu, oma mõtetesse, nii nagu ta on juba meie südames, siis meie elu kvaliteet tõuseb, ainult tõuseb. Ja me saame astuda selle jumaliku rahu sisse, mis on tohutu õnnistus, mida me ei leia mitte kuskilt mujalt, kui ainult Jumala juurest ja Jumala sõnast. Igaüks me tahame seda, igaüks me igatseme seda. Teeme asju selle järele, nii nagu Jumal meid on juhatamas ja meid õpetamas ja me astume selle rahu sisse.